Tees on Messi Express. Saate toob teieni Coolbet. Tere! Aplausi saate lavastame. Jaa, nii tore on tagasi olla. Ja me oleme tagasi siis, ma isegi ei tea, kumma ma ütleks, kas me oleme Pomos või me oleme Kompus, sest siin on nagu ma olen täpselt vahel. Me oleme täpselt vahel olemegi. Kes on käinud siis Mina olen Kompus, sina oled Pomos. Tead, mis Pomo soome keeles on või? No. Boss, ülemus. Otsis. Ma olen siis see Pomo, kui keegi ei teadnud, kuidas kes see rannib seda. See on lihtsalt kompu. Üks peab olema see brains, teine peab olema see beauty. Igal üle, kes on käinud, siis teab, et siin nende nagu 2 restorani vahel on niisugune suur terrassiala. Ma ei tea, mulle väga meeldib. Ülihea vaib on. Ma imestan, et seda automüra on nii vähe kuulda siia. Jaa, vaata, ma arvan, et lihtsalt siin on see ümberringi on. Või keegi ei sõidagi? Ei, vaata, tegelikult täpselt seal pool, kus on need autosõiduteed, siis need restoranid täpselt katavad ära selle, et tegelikult ju nagu need, mis on lahtised alad, need on pargi poole. Ja sellepärast anyways, ülimõnus on siin. Mõnsa aja, et nii, et tulge Pomosse või Kompusse sööma. Meil on täna Pomo toidud laua peal. No ega suvine süke Itaaliakas täiesti nagu Peppi juba siin sõi 3 kreviti ära suure isuga. Ta ei suutnud ära oodata, kuni me filmimise lõpetame. Ja neilesti lubad ma midagi muud siia. Muidu ma oleks söönud seda meloonit siin ja sinki ja pitsat. Sinki ja meloonit ja pitsat ja. Igastahes ja me vahepeal siin käisime Islandil. Üldse esiteks, mul vähemalt on nagu mingi 3-4 päeva jooksul kogunenud pohmell ja väsimus kätte jõudnud. Ja sest me oleme nagu mul täna olnud ekstreemselt raske päev. Ma üldjuhul ei lase nagu head ilma raisku. Ja. Aga ma täna tõesti, ma olin pool päeva kodus. See on okei. Tegelikult on niimoodi olnud, et me oleme see nädal... Tegelikult on siin nii. Et me oleme see nädal olnud vähemalt, ma ei tea, mitu korda väljas. Ja nagu... reaalselt nagu iga õhtu. Reaalselt ja nagu hommikutundideni, nagu, mis on kõige fucking haigem selle juures. Yeah. Nagu, ma ei tea, mis viga on. Nagu soel... Aga ma pean ütlema tõesti, nagu need inimesed, kes ei tule välja praegu, ma ei tea, nagu välja minna, sotsialiseerud, ma ei tea, veedad aega, whatever on ju, see ei tähenda, et sa pead mingi hommikutundideni pidu panema ja mida kõik veel on ja, et lihtsalt käi väljas ja sotsialiseeru, sest tõesti nii palju inimesi on praegu õues ja mulle tundub, et kõik on nagu oodanud seda hetke, et oleks õhtul ka soe ja ma saaks hommikul minna välja plattude ja T-särgiga ja ma saaks õhtul ka nendega olla. Sest et see nädal on ekstreemselt soe olnud. Mitte kordagi ei ole isegi sükast, külm. Nii hea. Ma olen siuke tõuksiga koju jälle sõitnud. Üks päev ma sõitsin bussiga, sest et ma olin nii kaua väljas. Nagu hommikul või? Jaa! Saad aru? Okei, ma siis räägin. See oli reedel. Jaa, see oli reedel, põhimõtteliselt oli niimoodi, et kell oli juba hommikutunnid ja siis me olime nagu mingi, et mis me edasi, siis teeme Steniga 2 olime. Ja siis täna mingi, ma olin nagu, lähme kasiinosse, siis me läksime kasiinosse. Aga me läksime Balti jaama kasiinosse, nagu Max Rott-koht, lihtsalt nagu ülijõudne ja siis me lihtsalt 8 istusime seal. Ja siis ma olin üks hetk mingi, tead, Sten, ma näen, et sul läheb hästi siin kasiinos, et raha kukub on ja. Aga I need to go home ja ma astusin, kuna see kasiino auks on täpselt seal Balti jaamas, nagu niimoodi, et sa astud ja see on bussipeatus. Siis ma vaatasin, astusin uksest välja, vaatasin buss tuli, ma mingi, okei, ma ei pea reaalselt nagu it's my sign to go ja siis ma lihtsalt sõitsin selle bussiga koju. Tead, ma hakkasin praegu mõtlema, et sa ütlesid nagu see Balti jaama kasiino on ja vaata, ma olen käinud kasiinos, aga mitte Eestis ja nagu ma ei käi seal niimoodi mängimas ega midagi. Ma ei oskaks öelda, kus kohas Tallinnas kasiinod on. Nagu okei, Hiltoni oma jaa. Aga mingi muud kohta. Lihtsalt, sa tead, mis kas olen öelda, et vaata, mu suhkrussi on ju, kes vahest, siis kui mul koolis oli eksamiperiood ja siis ma pidin õppima, siis ma elasin nagu siis Hiltonis on ju mingi aeg, kui ma valmistusin eksamiteks. Siis ta ju luges ma karmid sõnad peale, mingid aga vaata, et sa hoiad eemale sellest kasiinost seal. Et ma pärast kontrollin nagu mingi hotellist, et kas sa käisid seal kasiinos, kui sa oled käinud, siis ma väga-väga pettunud sinus.
mis tal viga oli nagu? Ma ei tea. Tal on raudselt endal mingi heavy sõltuvus ja siis ta lihtsalt nagu sul ei luba. Prolli on. Ma arvan ka, enamust rikastel vendadel on. Aga igal juhul, jah, käige väljas, nagu... Ülimõnša. 27. Ja siis Elina ütles üli hästi juba kolmapäevalt, nagu ta oli juba mitu päeva ka olnud õhtuti väljas ja siis kui me nägime, siis jah, näed jälle ja mis teha, aga kõik sõbrad on koos ja kõik trinksutame ja chillime väljas ja räägime ja lõbus on. Ja pole midagi teha. Kui tuleb talv, siis oleme kõik kodus. Ja, aga vahet ei ole, tegelikult sa ei pea nagu alkoholi tarbima, vaata. Ja, apikule, ma nägin, vaata, mul oli vend, istus ka reedel, oli ju Fonos. Oli ju? Või nagu see Balta hoovis. Ja siis vaatasin, need mängisid Uunot. Ja, aga ta oli eile ka ju. No jumala fun, seda ma ei mõelnud üldse selle peale, et võiks kaardid kaasa võtta. Tead, mis on tore mäng või? No. Slap Uno, on üks ajad mängid seda või? Mees, see on ülifunny, see on tavalist Uno kaartidega. Nii. Ja niimoodi, et nagu see on selles osas kiiruse peale, et sul käivad kogu aeg numbrid on ja kaarte laotakse keskele järjest. Ja siis kui see kaart, mis sa paned ja see, mis sa ütled omavahel siis matchivad, siis peavad kõik slappima. Okay, ja mine pekki, lauad on puruks läinud, ma ei tea, inimesed on tülli läinud omavahel. See on nagu Monopol. See on Monopoli lähed inimesed tülli või? Lähed ikka, kui keegi hakkab sinu kuradi asju ära ostma. Ma vist ei saaks niisugust mängu mängida, ma läheks ka võib-olla nii ka ketta nagu. Ma olen räige ketta läinud, ma olen vastanud inimesed sõrmed nagu täitsa siniseks lööd. Oh my god, Peppiga nüüd ma ei julge ühtegi mänguna mängida. Sest et sa ju nagu ei stäpi niimoodi, kui see on kiiruse peale, siis paned ikka ju räigelt. Ja meil tuli niimoodi klaas, see laud oli, ühest tuli kohta mõra niimoodi sisse ka veel. See on ootlik mäng, ärge seda igal pool mängi. Igal pool ei tasu ja eriti ärge mingi äkiliste sõpradega ka seda mängi. Meestega eriti. Ja, aga meil on ülipisi olnud. Vaata pärast, ja me peame rääkima Islandist. Ja me lõpuks käisime ära siis esimest korda. Ja me tegime veel niimoodi, et kuna mind ei olnud neljapäeval, siis Janelle oli neljapäeval. Jah. Ja we got you covered. Ja mind ei olnud laupäeval, siin oli Peppeli laupäeval. See on mina laupäeval ja päeval. Et ma ei tea, alustad, kui sa... Me ei olnud koos seal, siis meil on olnud suht erinevad. Meil on erinevad experiences. Nagu meil oli niimoodi, me on suht laia haardeline, sellepärast, et me tegime erinevaid asju, nagu me ei teinud ühte sama, me nagu ei kogenud ühte sama asja. Jaa, meil on täiesti erinevad kogemused selle. Nii et... Aga see kõige, ma ei tea, kui keegi ei ole käinud, et siis ma selatan ära, et Island on põhimõtteliselt nagu saar. See on nagu reaalselt tundub, aga see ongi tegelikult mingi vaata selles poolsaare otsas kuidagi niimoodi. Saare otsas. Ja. Et ta võib öelda, et see ongi Island nagu saar on ja, aga seal on nii naljakas, seal on siuke community tekib, ikka külatunne. Seal jäi nagu aeg täiesti seisma. Ja see on täiesti teistmoodi. Seal on täiesti teistmoodi, sul ei ole mingit kellavaatamist, sul lihtsalt heavy chillimine käib. Islandi ala on nagu mega suur, nagu tõesti nagu ma ei tea, nagu posasi sõpru ma isegi ei näinud kordagi. Ma ei jõudnud isegi kõik teile lavadele. Ja ma ka mitte. Ma olen nii pahane, nagu ma oleks kaart käes pidanud ringi käima. Ja, reaalselt mäppi kaasa, et mina ka ei käinud. Aga pole hullu, me jõuame äkki järgmine aasta siis. Aga mega mõnus, kes ei ole veel käinud. Ma arvan, et see on üks minu lemmikuid nüüd. Ja grind on ikka täiesti... Ma ei tea. Ma räägin, see on täiesti teistmoodi. Mul on nagu null lootust on ja siis kui sa lähed siin, esiteks ma ei šokeeritud, kui palju inimesi seal on ja nagu tõesti igas vanuses. Nagu ma nägin mingi 6-aastaseid ja siis vankriga isegi inimesi ja siis nagu täiesti nagu vanu ka. Oli. Et tundub, et nagu kõik vanuse rühmadele meeldib kõikidele meeldib see, kõik käivad. Kas sa käisid seal saunas ka või? Ma ei käinud saunas. Ei käinud? Ei. Aga ma pean ütlema, et see tegelikult oli fakt nagu väsitav ikka. See ei ole nii sama. Olin ka mina olin väsinud. Ma suutsin 2 päeva ja siis ma juba tundsin, et see laupäeva hommikul oli juba nii väga-väga raske mõja. Aga mul üks sõbranna tuli niimoodi laupäeva hommikul tuli vastu juhuslikult. Ja siis ta ütles, et mees ei, ma nagu nii läbi, ma siuke kass. Ma lähen poodi ostab vett, ma lähen bussi peale, ma lähen Tallinnasse tagasi ja ta läkski minema. Nii haige, nagu samas, aga tead, kui sul ikka täiesti üle viskab, et sa peadki ära vaata ruttu minema. Jaa, siis ei jää sul see halb mälestus vaata peale. Ja, et kui sul ära üks hetk kassib, siis ongi see, et
sul on vaja ruttu ära. Ma olen seda tunnet ka tundnud, et sa lihtsalt nagu, mul on vaja nagu ära siit saada, vaata. Et sellest me see või, aga ma ei tea, mul ei tekkinud mingit kassi õnneks, mul oli nagu... Meie ilm oli lihtsalt nagu nii kaif. Nagu ma mõtlesin, mis kuradi kass sul saab tulla, vaata. Aga... See oli nii mõnus. Aga reedel sadas ikka korralikult korraks. Sadas, kui juures ma olin tegelikult isegi nagu valmistunud, ma igaks juhuks võtsin nagu igaks ilmaks riided kaasa, no nii nagu ikka on ja... Aga soe oli. Aga jah, mul trehvas, ma olin terve aeg plätudega. Aga igastahes ja meil olid Peppiga väga erinevad experience'id, näiteks mis ma tegin seal? Esimene õhtu ma olin suht chill nagu. Lihtsalt tantsisin hästi palju, ülihea muusika käis igal pool. Vaata, mul oli nii, no muidugi ma ei valmistunud ette ka, ma ei tutvunud mingisuguse programmiga või artistidega, mul on mitte midagi nii ütlen ja. Et ma päris täpselt ei saanud aru, et kuidas kuhu minna, mis ajal, kus mida on ja õnneks mul olid sõbrad, kellega ma olin, siis nemad olid varem käinud, on ja siis oli ülihea nagu olla kellega, kes oli nagu giid põhimõtteliselt oli sul seal on need lavad, seal on niimoodi on ja et see oli hea, aga tõesti nagu seda programmi jälgimist ja ma ei tea, vist, kas see kestab seal nagu 24/7? Ei, ma tean, et pidu lõppes nagu kuskil laval ära ja viimane pidu aga ma ei tea, mis kell see hakkas. Viimane asi lõpeb kell vist 6 hommikul ja siis ma ei tea, iga päev vist oli natuke erinev. Aastates ega ma väga ei süvenenud sellesse. Mul oli lihtsalt üks artist, keda ma tahtsin nagu väga kuulata ja ta oligi neljapäeva õhtul ja sinna ma läksin küll nagu aja pealt, et ma vaatasin kella, ma nagu okei, nüüd ma pean minema. Aga ega ma muidu niimoodi ka ei jälginud, et ma oleks nagu vaadanud, et kuhu ma millal lähen otseselt. Ma lihtsalt vibe järgi ja kuhu mu... Sealt, kus kõlab nagu hea muusika, sinna lähed sinna, kuhu mu jalad viisid. Käid ringi kogu aeg, sest no seal ongi tõesti, ma ei kujuta, kui palju samme ka saad. Mu tuli siitaks. Megal, nagu esiteks, kui otsin mingit sõpru, on ja mingi, me oleme siin lava juures, tulge siia on ja et korralikult marsid seal, siis kui sul on mingid joogid või asjad ka. Mul oli veel see, et ma ööbisin Muhus üldse, et ma jääb nagu mingi 20 minutilise autosõidu kaugusel, aga Janelle näiteks oli seal. Ja ma nagu ööbisin niimoodi, mingi koht on Püharisti ja see oli ka nagu kellegi hoov, kes tegi sellest nagu parkla ja siis ma ööbisin autos ja see oli reaalselt nagu mingi minuti kaugusel reaalselt, see oli lihtsalt tänava otsas, üli mugav. Ja millest ma tegelikult veel rääkida tahtsin, oli see, et mis fucking topsisüsteem seal oli nagu räigelt närvejas. Ma isegi ei tea, mis topsisüsteem oli. Sa ei joonud ühtegi jooki või? Ma jõin, aga ma ei tea. Vaat ma ei maksnud ühegi joogi eest. Okei, aga seal on topsisüsteem. Oli see, et sa joogi saaksid, sa pead ostma selle korduvkasutuva topsi vaata. Nii. Ja see tops maksis 3 eurot. Ja pärast on vaata see, et nagu iga pidu on, et sa viid topsi tagasi, saad see raha tagasi. Aga nad võtsid selle 1 euro vahelt sealt, niimoodi said 2 eurot tagasi, aga sa maksid 3. Ma lugesin isegi selle kohta vist, et esiteks mul sõbranna, kes on käinud ka nagu palju kordi, siis tema soovitas üldse, et nemad lähevad enda nende mingi pudelite või topsidega. Jaa, seda võib ka teha. Et siis nad ei pea panti maksma, teine on see, et see on nagu külmas kogu aeg on ja siis see on mingi termosega vist. Ja ütles, et sinna tehakse lihtsalt rohkem jooke ka siis sulle, kui tal on nagu suurem kui see tops, mis sealt antakse. Aga tegelikult tulid räigelt suured. Mingi sellised olid. Või isegi suuremad natuke. Aga ma ei tea, see topsisüsteem võid sajas närvi mind, aga ma kinda saan aru sellest, et miks see peab olema, et seda prügi ei tekiks neid. Aga see oli üldse... Aga kus see euro kadus? Ei, see oli, kodulehel on kirjas, et topsi rent on, et 3 eurot on rent ja 2... ja 1 euro võetakse maha pesu jaoks. Et siis sa peadki 2 euri tagasi saama. Ma maksan mingile nõudekale raha või? Et oma topsi ära pesaks. Ja nii armas oli seal üks meile sõprade laps kogus neid korjas topse, vaata. Muideks ma leidsin ka hommikul sealt parklast topsi ja viisin ära selle. Mõtle, korja näiteks, ma ei tea, korjas 10 topsi, vaata sealt. Keegi oli jätnud, vaata sinna, kus oli väravad, oli jätnud ma ei tea, mingi 10 topsi lihtsalt sinna prügikasti peale. Aga ma ei näinud kuskil seda topsi või nagu seda pandivahetuse punkti. See oli täpselt seal vaata, kus sisse tulid. Sealt, kus pileteid said sinna, andsid oma topsi. Kuulge, see sissepääsuga ka niimoodi, et suht hirmus oli. Mul sõbranna ütles, et sa ei saa mitte midagi kaasa võtta.
et kotis a la, ma ei tea, umbes telefonid võib-olla on ju mingid tabletid, nätsud, suuvärskendajad, kõik asjad, huulelaike, kosmeetika. Aga ma ei saa sellest huulelaikest aru, mida ma võtan sellega kaas? Vaat ma ei tea ka, aga ma ütlen ausalt, ma võtsin selle huulelaiki. Ma võtsin ka, sest ma peitsin selle endal nagu rindade vahele. Aga ma ei tea tõesti, miks seda ei tohi võtta. Ma ka ei tea, ma ei saanud aru. No ega nätsust ma ka aru ei saa, nagu näts on nagu on. Ma ei tea, aga seda nätsu asja on välismaal ka, et ei tohi võtta. Ma ei tea ka, miks. No anyways, ühesõnaga seal on kirjas ka, et nagu mida tohid võtta, mida ei tohi, et seda tehti kohe selgeks, et lihtsalt pole mõtet võtta jääda oma asjadest ilma, kui sa võtad need kaasa, et backlight. Also, mina siis laupäeva varahommikul olin siis seal viimasel laval ja siis, kui ma ei tea, kui keegi on näinud mu story'des, mul on üks roheline Guessi-kott, nagu ülikena kott ja ma sain selle... See on tõesti ilus kott, mulle väga meeldib ja see nagu sobib, see on nii Anellelik ka, kui ta selle kotti sai, esimest korda välja tuli, kõik olid mingi, wow. See on tõesti väga kena kott ja ma ostsin selle Jagast ja siis mul oli seal Islandil ka ja siis varahommikul üks tüdruk tuleb, mingi, et said selle koti Jagast või? Mingi jaa, ta oli mingi, sa ostsid mu eest selle ära, ma mingi sorry, aga see oli nagu tõesti ja siit tuli veel 2-3 tüdrukut, kes ütles ka, et see on sul Jaga kott või? Ma mingi jaa, on küll. Nii et kõik... Ja sa skoorsid selle mingi üliodavalt ka. Ma ei maksnud väga midagi selle eest, see oli mingi reaalselt mingi 20 euro kõige rohkem nagu. Aga 20 euro kotti eest on tegelikult väga okei, nagu see ei ole mitte midagi. Ja pluss see on seda raha igati väärt, nii et ma aiesin seda kotti väga kaua ja lõpuks ma olen hea meel. Näed, kõik teised ka. Kõik teised olid ka õnnelikult ja aga ei, täiega tore tüdrukutega sain seal tuttavaks. Kuidagi, jah. No mulle keegi ei tulnud kotti kommenteerima. Kuigi eile kusjuures ütles üks siruk. Aga... Mis kott sul oli? See sama see pendi. Aga mis seal Islandil oli küll, mul oli rääst nagu, ma ei lugenud kokku pärast, aga suht huvitav oli seda skoori pidada, kui paljud approach ivad või nagu lähenevad sulle. Ei pidanud skoori või? Ei, ma pidasin küll. No palju oli? Mul oli niimoodi, et reedel oli 3 ja laupäeval oli 2. Oho! Keskel meeste varas. Vaata, siis ma hakkasin mõtlema, nagu kui sa oled seal, ma ei tea, see saarel, nagu see saarel on reaalselt umbes see, et ole kõige parem sina ja lase loom välja ja mingi, kõik on ainult mingi happy thoughts ja siuke vist positiivus on see on ja hipifest. Et umbes mitte midagi pahasti ei ole ja siis inimesed ongi kuidagi hõljuvad, võnguvad, nagu ma kuulsin niisugused väljendid kogu aeg, et võngutakse ja mõtlesin, okei. Ma ei tea, öeldi, et inimesed võnguvad siis seal Islandil. Et siis ma saan aru, et kõik ongi, ma ei tea, julgemad või kuidagi avatumad, et kõik olete kokku tuld sinna selle Islandi asjale ja Mulle, tead, millest ma veel aru sain, et see on vist siuke koht, kus nagu mingid sõbrad saavad kokku üle pika ajaga, nagu tundus täpselt, et hästi palju inimesi oli nagu. Ei no tõesti inimesi oli palju, aga mul oli nagu üks vend, kes siis tuli muga rääkima nagu tuleb, et sa oled ikka nagu nii tore ja tark ja ilus. Aga kus sa tead, et ma tore olen? Ei, no sellest ta oli meie seltskond, nagu mina tutsin taga esimest korda seal, nagu ta oli võõras, selle ajani olime ainult nagu teretanud, ja siis järsku tuleb nagu niimoodi approach. Ma olingi üli šokeeritud sõbrannaga mõlemad, et kuidas sa tead või sa ei ole minuga terve päev ühtegi sõna rääkinud. Jah, me ei ole nagu vahetanud ühtegi vestlust, et kuidas, mille alusel see tuleb, on ja siis alguses oli nagu viisakas, tore, mõnus armas on ja siis ta ütleb mu, et kurat, et sul on ikka ilus, et ma ei saa mainimata jätta, et sul on ikka ilusad rinnad ka. Ja siis sa tead, et sa olid nagu enne nagu viisakas ja et nagu sa tegid asja imelikuks. No sa tegid imelikuks selle asja. See on tõesti nagu ma saaks aru, kui ma oleksin, me arutasime pärast siis,
seltskonna või nagu siis nende sõpradega, kes siis Kade tunnevad, et ma saaks aru, kui sa tuled ütlema, vaata, ma jäin kinni, vaata. Ma saaks aru, kui sa tuled ütlema seda siis, kui, ma ei tea, kui me mingi flirdime oma vahel. Jaa, et panen seda nagu et sa nagu vaibid seda, et sa nagu näed, et sa meeldid mulle. Kas samas, kas sa siis ka ütled või? No ma ei tea, võib-olla lõpuks nagu, kui on tõesti ilusad rinnad, nagu ma olen harjunud, mulle on öeldud seda komplimenti või seda nagu kommentaari nagu väga palju, okay. Ma tean ise ka, et ma olen ilusad rinnad, aga lihtsalt see, et ma ei taha ju, et sa ütleksid mulle, sest et siis on lihtsalt imelik. Sest, ma ei tea, ma ei tule sinu, ma ei tea, munni kommenteeri. No samas ma ei näe ka seda, vaata. Ma ei näe. Also Islandil olid paljud inimesed paljalt. Kus kohas? See on saunas. Mis saun see oli? See oli saunaala ja siis seal oli lihtsalt nagu osad inimesed oli full naked nagu. Okei. Siin on mahjatud kahjuks. Või õnneks. Ja siis ma olin natuke nagu disturbed sellest. Võib-olla ma olen lihtsalt liiga, ma ei ole nii woke võib-olla veel. Aga nagu, sorry, ma ei taha siin paljalt näha. Ja mingi võõras. Ja need olid just mehed, mitte naised. Ma just mingi, Ja, ei, ma ei tea, ma lihtsalt ei taha paljaid inimesi näha ja mul ei ole vaja nagu. Ühesõnaga, ja nagu naistel ongi nii raske, need mehed võivadki kohe öelda seda komplimenti, vaata, et oi, et sul on ilusad rinnad, sest fuck, nagu need on letis või nagu sa näedki neid siis ma kaugelt näen ära, kas sul on suured, väiksed, kuidas sul on ja. Aga nagu meestel ei ole midagi sellist, mida me saaksime kommenteerida. On musklid. Nagu aga naisel samamoodi ju, ma ei tea. Ma ei tea, kas sa ei lähe teise naise musklit kommenteerima. Vau! Näita musklit. Aga nagu minust meeste puhul on pigem see, et nagu need seljalihased, mingid suured õlad. Ja õlad, asjad. Aga tegelikult on küll. Seda saab küll kommenteerida. Aga vaata, see ei ole nagu... Aga see ei ole võrdväärne, sellepärast, et see ei varri, nagu rinnad on kaetud. Üldjuhul. Või selles suhtes, et nagu rinnad ei ole nagu... Ma ei käi ju ilma särgita ringi, on ja? Või ilma mingi topita. Aga mehed käivad paljaste õlga. See ei ole ikkagi sama. Ei ole, jah. Selles suhtes küll. Igastest, ärge kommenteerige sellised asju nagu. Ja ärge nagu või siis võib öelda... Kui on siuke vibe. Kui on, ja kui te nagu flirdite, kui te tahate üksteist, siis võib öelda. Samamoodi, tead, mis mul juhtus või? Nii. Eilse või üleeilsega seoses. Mingi härra pani oma käe mulle seeliku alla. Mööda minnes. Niimoodi, et ma tulin, igastahes ma tulin siis, vahest on ikka vaata, vetsus on vaja üksteisest mööda minna, et seal on nagu fono juures on suht kitsas, et see baari ala jääb nagu ette vaata veits ja see on ikka pisike nagu koridor tekib. Ja mingi härra lihtsalt supsti. Ja ma ei mäletanud seda. Vaata, aga meestele hullult meeldibki, kui on see summer dressi aeg hakkab. Õnneks mul olid selle seeliku all püksid ka. Ja sul oli trehvas. Aga veits imelik nagu võõras inimene, mitte sõna. Mees, mida helli üldse, aga tegelikult mõtle. Ise näiteks kuskil klubis on ja sa oled mingi üli packed. Ega sa ei näe ju, kes, nagu sa näed, mis nagu üleval toimub, on ja sa vaatad inimeste nagu nägusi. Aga see, kui keegi paneb mingi käe kuskilt alt. Nii rõve nagu, nii närve jääb siuke. Seda ei näe ju keegi. Okei, there's an idea. Reaalselt ei, aga... Niimoodi toimivad taskuvargad. Konkreetselt nagu, lihtsalt võtavad ära sult kõik asjad. Aga jaa. Aga jah, ühesõnaga me tahtsime tegelikult rääkida veits rohkem sellest, et kuidas nagu võiks approachida. Ja, et kuidas oleks nagu hea viis. Et see ei oleks võib-olla liiga pealetükkiv. Et nagu, kuidas olla nagu visakas? Ja, nagu Eestis kõige hullem ongi see, kui sa nagu täiesti nullist tuled, et nüüd järsku ma nägin ja neil on täiesti võõras, nüüd ma lähen ja siis tahan temaga juttu alustada, on ja. Et ma ei tea. Sest et inimesed on nii viisakad, aga lihtsalt see, et sa tajuksid ära seda vibe, et kas teine pool on ka päriselt sinust huvitatud. Ja, ma ei tea, kuidas sina oled approachinud inimesi? Kas oled üldse kunagi või? Kellegi juurde ja ma olen approachinud küll, ma arvan, jah. No võt, aga mis sinu taktika on? Mul ei tule isegi, tead mis, mul on pigem, ma 100% olen ise approachinud kedagi. Ma praegu lihtsalt, ma ei nagu, see ei ole olnud, see oli väga ammu ja ma niimoodi ei mäleta, kuidas ma approachisin. Aga mida ma teen,
on see, et kui mulle keegi nagu meeldib, nagu see silmside, mida sa lood, siis kas või kaugelt otsa vaatamine? Nagu sa ikkagi nagu räägid silmadega väga palju ja siis kui sulle meeldibki keegi või sa oled kellegi nagu huvitatud ja sa teed see silmside ja fuck, nagu mida vihkan see, nagu ja kui sa kohe nagu silmside kaob ära, siis obviously see teine pool ei ole huvitatud. Aga kui see nagu kestab ja siis sa naeratad ka veel, siis on nagu settled, siis on see, et okei, davai, nüüd noormees peab tulema ja rääkima. Ja. Mul vähemalt on olnud niimoodi. Ja ma olen vist kunagi ammu ka ise approachinud, aga tavaliselt ma lähen sedasi, et nagu ma ütlen tavaliselt mingi komplimendiga kindlasti. Oh my god, et sa näed nii äge välja ja siis kuidagi sealt läheb see jutt. Aga või siis, vaata, vahest on ülilihtne ka, et kui ta on sinu sõpradega keegi. Siis sa oled juba nagu oled seal seltskonnas, jätad endast nagu juba hea mulje ja siis sa oled, aga kes sina oled, vaata. Kes sina oled? Ja, et siis on nagu ka nii easy ja siis te nagu saate rääkida ja siis on juba see nagu töö on tehtud. Ja. See komplimendi asi on küll ülihea, nagu sest et sa tuled nagu kohe hea sõnumiga. Ja, täpselt see on nii. Et I come in peace, et ma lihtsalt tahtsin sulle öelda mida iganes. Aga meestel on natuke raskem teha seda komplimenti, no mis sa ütled, tal peab olema tegelikult nagu midagi sellist nagu silma torkavad. Kui see on lihtsalt mingid, ma ei tea, musta värvi riided selles, mis ma ütlen sulle, nii äge musta outfit. No siis ütled lihtsalt, et ta on nagu väga nägus. Ma ei tea, kas ma tahan mehele öelda, et ta on ilus. Ei, tead, mis on veel? Ma ei kasuta üldse sõna, et nagu mees ei ole ilus. Mees saab olla nägus, naine ei saa nägus olla. Okei. Nagu handsome. Ja täpselt. Okei, ma saan aru. Sest soome keeles on ka nagu need erinevad sõnad ja mu arust on nii imelik kuulata, kuidas Eestis ütlevad, nii ilus mees. Okei, tõesti, osad mehed on nagu tõesti ilusad, kus mingi, ma ei tea, mingi Ken tuleb kuskilt magasinist välja, aga muidu on ikkagi mehed nagu nägusad. Aga minu point on selles, ma ei taha mehele öelda, et ta on nagu... Aga sa tahasid öelda, et ta on nägus? Ma ei taha talle öelda, sest tead seda, kui mehed teavad, et nad on ilusad, et miuksed nad on või? Nad arvavad endast, siis nad on lihtsalt nagu, lihtsalt vaatavad sülevalt alla nagu. Ja ma sellepärast ma ei taha seda teha nagu. Ma võin midagi muud kommenteerida, see juba annab sulle vihje, et ma arvan, et sa oled nagu kena, et kui ma tulen suga juba rääkima, aga ma ei taha seda välja öelda. Võib-olla see on natuke toksik, aga ma ei näe vajadust, et sa pead teadma, et sa oled ilus. Aga sulle peab ütlema, et sa oled ilus? Jah. Aga see on teistpidi, vaata. No, true, naistel peab nii kohe komplimenti tegema. Aga jah, ma arvan, et see on kõige parem viis ongi niimoodi. Aga lihtsalt nagu valige seda komplimenti, mida te teete nagu. Jaa. Ja see ei tohi olla nagu mingi imelik asi ka, see ei tohi olla nagu mingi ta... Sa ei taha set-offida juba väga imeliku vibe, vaata. Ja mis mul oli seal Islandil oli seljas üks õhtus... Nagu see tumeroheline jakk, vaata, mis on siukse mingi tumeroheline põhi ja kuldsed whatever. Säbruline. Ja siis üks meesterahvas tulebki mu juurde ja see on mingi, vabandust, ma tahtsin öelda, et see on nii eksootiline see outfit selja. Siis ma vaatan, mu valge T-särk on ja siis roheline jakk ja siis valged püksid. Siis ma olen mingi, kellega me räägime? Sa oled nagu väike maadeavastaja olid. Aga mis mu seljas on? Ma ei tea ka, mis see troopiline seal. Ta ma arvan, et ta pani näiteks mööda sellega. Eksootiline. Eksootiline, troopiline. Aga ma olen nii segas, ma mõtlesin, mis asja? Aga jah. Ei, no võib-olla tema jaoks oli, ma ei saa öelda, et... No tõesti, ma olen väga eksootiline, ma blondid juuksed teledad sina. No võib-olla see teebki selle asja, pigem mitte see outfit. No ma ei tea. Aga ma ei tea. Aga see oli nagu imelik, siis ma olin okei, ma ise omast arust olen nagu väga hästi riides. Also, mul oli eile üks halb kogemus ka. Mu sõbranna siis oli mingi, et ma ütlesin, ma nägin kaugelt ühte tüdrukut, ma olin ka, et ma olen ta TikTokis näinud, et ta on nagu suht nagu, selles mõttes tuntud seal. Ja siis mu sõbranna oli ka, ma tunnen teda vaata, et lähme ütleme tšau või midagi. Ja siis me läksime sinna kõrvale, ta seisis vist 2 teise kutiga. Ja siis mu sõbranna ütles tšau, talle ma ütlesin ka nagu tere, vaata. Ja siis ta tegi niimoodi. Ja ma olin niimoodi. See tõmbas saja käima. Ma lihtsalt mingi, oh my god, kas ma olen tõesti nagu, mul on lihtsalt nagu mingi liiga vähe follower'e või?
ma olin nii šokeeritud siuksed asjad nagu nii ilus tüdruk, nii nagu äge vaata ja siis siukse iseloomuga või ma ei teagi nagu mis mul nagu viga siis oli või ja siis üks teine kutt pani siis kõrvalt, et kas nagu saate ära minna või? Äkki neil oli mingi tüli lihtsalt? Ma ei tea, aga see oli väga weird vibe, aga see ei tundunud tüli nagu. Okay. Ja siis mu sõbranna oli ka väga imelik, et see kutt just mingi enne ostis juua mulle värki. Ja nüüd oli siukse tööga. Anyways, see on ka nagu, et first impression täiega loeb, et nagu... Ja aga mu keegi nagu tuleb, üks asi on, ütleb tere või kompliment, nagu sa pead ju ikkagi olema viisakas ja ütlema aitäh ja olema nagu nice. Ma ei tea, aga lihtsalt see ei võta sut tükki küljest, et öelda. Isegi kui see nii huvita. Aga ma ei tea, miks. Nagu selles mõttes ma mõtlen, et selle tüdruku poolt, et see oli veits nagu nõmest, et selles mõttes tal on nagu nii palju seda tuntust, et nagu see ei taha ju endast halba muljet jätta. Ja. No, nüüd mul on lihtsalt nagu... Nii, kes see oli, Janela? Ma ei saa öelda kahjuks. Okay. Aga igastahes ta on suht tuntud. Nii et ma ei tea, kui eile keegi teda nägi, siis keegi saab äkki aru, kellest ma räägin. Vaata, mulle ütle. Siis ma sain aru, et okei, et sa võid viisakalt ka vaata ära öelda, vaata. Aga kuidas, nagu, vaata sellega on see ka, et miks ma alati ei taha kellegi juurde minna või meeste juurde on see, et ma kardan seda ei vastust ka veits. Või et ta on nagu mingi... Ilmselgelt kõik kardavad ei vastust. Aga nagu ma ei tea, kuidas sellest isegi üle olla. Lihtsalt vahepeal tekib mingi julgushoog, vaata. Et okei, saab, mis saab. Aga... Tead, mul üks sõber rääkas, see oligi seal samas nagu Islandil tuli teemaks, et me naersime, et oh my god, et nagu niimoodi approach itakse ja et ütled küll, et viisakad, no kutsutakse, ma ei tea, üldjuhul ongi mingi lähme teeme juua, ja et ma ostan sulle joogi või võtan midagi, lähme istume, ja siis kui sa ütled ei, et siis ikka nagu pušitakse edasi, et oodatakse uut võimalust, et ikka äkki tahad seda jooki. Ja, aga vaata, sa pead nagu veits 2 jalaga maa peale tulema selleks hetkeks. Et... Vaata, ma olen enda poolt kõik teinud, nagu ma ütlen sulle, et sorry, et aitäh sulle, aga ma ei soovi, ja siis sa küsid natukese aja pärast uuesti, sorry, ma ikka ei soovi, aga sa võid minna. Ja, it's okay. Nagu. Read the fucking room, ja. Igal juhul, siis mul üks sõber ütles, et tema mingid sõbrannad on nagu no bullshit, et kui nad ei ole huvitatud ja nagu tahavad lahti saada, siis nad ütlevad kohe, et tõmba minema või nagu, et no nad ütlevad nagu suht karmilt, ma muidugi ei tea, ma pole tüdrukutega rääkinud, aga sõber lihtsalt ütlesid, ja nad ütlevad väga selgelt ja konkreetselt, et tõmba minema ja siis ma olen nagu, et issand jumal, aga siis nagu ma olen nagu nii ruud, et see on ka nõme, miks sa peaks olema võõra inimese vastu nii ebaviisakas ja talle haigetega. Ja veel teine asi see, et kui ma ei tea, ütlen sulle, et mine minema, sul jääb pärast mingi trauma. Mõtle, kui ta minu pärast jääb vallalis, äkki ta ei ole mitte kunagi enam ühel naisele approachida. Vaata, sellega ongi see, et nagu, kui sul on see üks nagu bad experience, ei saa võtta sellest kinni, et nagu kõik on siuksed. Aga sa jääb see kummitama. Jah, ka minul jäi. Ja mõtle, ja see jääb sul veel nagu, see on nii haige hit ego pihta. Ja, aga mina eile, ma praegu nagu veits olen nagu mingi eelsus, mingi, et võib-olla üks peab minema vaata. No, aga see oli see, et sa läksid tüdruku juurde. Ja, aga see on ikkagi sama. Aga kui sa lähed nagu inimese, nagu sa lähed mehe juurde, kes sulle meeldib ja siis sa saad korvi. Aga samas, ma ei tea, oleneb, kuidas ta, no jah. Aga kui ta ütleb... Lihtsalt, no, mina mõtlesin niimoodi, et api, ma teen nagu trauma ja siis sõber ütles mulle, et vastupidi, et see on umbes niimoodi, et see kutt saabki siis korvi ja läheb enda sõprade juurde tagasi. Siis on mingi, need papsi mingi lokopifid, aga ta ei taha nagu rääkida sellest, et korvi sai. Et ta ei tunnistada, et umbes kui sa öeldakse, et tavai tõmba uttu ja siis ta sõbra küsis, no kuidas läks ja siis ta pigem ei ütle seda, et ta sai korvi, et talle öeldi, et tõmba minema, vaid ta ütleb, et need tüdrukud nagu... Jaa, okei. Et nagu ees nagu ta pöörab selle ringi. Et ise nagu tunduda ikkagi nagu äge. Jaa. Okei, no... Et siis ta ütles, et ei pea muretsema. Jaa, no selles mõttes küll. Ma ei tea, kas ma vist ütleks ikka, kui ma saaks korvi, aga vaata, meestel on see ego asi nii suur, et ta sa vist ei saa öelda lihtsalt. Aga teate, nagu äraütlemisel on ka nagu vahe, nagu äraütlemine. Ma ei tea, mina tavaliselt kasutan seda, et sorry, ma ei tea, ma olen suhtes või nagu kas või valetad seda nagu. Sa ei pea olema suhtes, aga sa võid seda öelda, et seda ära kasutades, et see nagu pehmendab ka seda asja. Siis see on nagu see juba, et ta on juba võetud, et nagu mis ma siin ikka teen. Et siis see on nagu siuke
fair mistake. jah. So you never know nagu. Oh my god, mul oli niimoodi, vist rääkisin sulle on ja seal Islandil. Mult küsiti, et kus su mees on. Ja siis nagu ilma, ma olin mingi, et okei, nagu kas ta pakkus huupi lihtsalt või ta niimoodi nagu, et ta tahtiski, üks on see, et kas ta teadis või, aga samas minu jaoks täiesti võõras inimene on ja, või teine on see, et ta pakkus lihtsalt huupi, et teada saada, kas mul on mees on ja. Kas see on ka hea vaata point? Ja siis ma ütlesin, et oi, et kodus on ja küsis ta, et tuled siia niimoodi ilma meheta, et oi, see on väga halb märk, et see suhe küll kaugele ei jõua ja et see mingi sõuab karile. Ja ma mõtlesin, et mees, sa tunned mind nagu 2 minutit. Mida sa jälle teed? bad start nagu. Nagu see on väga-väga halb, nagu ära tule kommenteerima. Ma olen nice inimene ja siis ma just olen mingi, ei, usu mind, et ei ole, that's not the case on ja. Aga kui ma tegelikult väljendaksin niimoodi, nagu ma peas mõtlesin, et shut the fuck up. Reaalselt. siis oleks olnud ju nagu, ma oleks pidanud olema ebaviisakas. Jaa, aga ta oli väga ebaviisakas sinuga jällegi. Tegelikult. Ja kõige hullem on see, mingi nägu naeru, mingi nagu räägib siukseid jutte nagu ise mingi Mr. Positivity on ja. Ja siis sa nagu mingi mees räägid bullshit'i. Ma ei tea, siis ma oleks küll ta nii minema saad, ma oleks Kalja hakka astuma nagu. Sa pead ka koju minema. Reaalselt ei. Nagu vaata, siin ongi see, et ära kommenteeri. Kui ma ütlen, ma olen suhtes, siis sa oled nagu mingi, kus su mees on? Tere, vaid, see ei ole sinu asi nagu. Sest ta on nähtagi siin samas. Ja. Reaalselt näitad mingi suvaga venna. Mul õnneks üks nagu sõber, kes oli nagu kellega ma selleks olin, siis ta ütles küll, et Tave, et kas sul on nagu mingi abi vajavad, ma ei tea, pilguda 2 korda, kui sul on vaja, et ta võib tulla mängima nagu mingi boyfriendi või mis iganes võib tulla nagu lihtsalt võtta ära on ja ikka on see, et sõprade abi on vahepeal hea. Sõprade abi on vahepeal sitaks hea, nagu see on nii oluline, ongi see, ma ei tea, keegi vaata hullud intensiivselt kuidagi piirab sind, vaata, et sinuga juttu rääkida, siis su sõbrad ka, kui te olete peol, eriti veel, ma ei tea, seal Islandil, ei tohi kordagi silmis kaotada, muidu seal saare peal laiali. Et sa on nagu kuidagi veits vangis ja siis sa ei saagi nagu minema sellest, et siis vahepeal peaks olema küll see, et sõbrad tulevad, tõmbavad ära. Aga sul on mingi saini vaja siis? Tead, ma vahest kirjutan. Nagu mul on see, et ma ei võta nagu telefoni välja, kui sa räägid kellegiga suhtlen. No, tead ma vahest isegi nagu olete, sorry, et ma pean korra vaata. Või siis ma pean minema. Siis ma tulen kaasa. Sina sa ei saad. Sorry, lähen naistavetsu. Pissata tuli nii räige. Aga me vist kirjutasime üles ka midagi? Jaa, kirjutasime küll. Siin ongi, me just rääkisime, et see otsekohesus ja pehmendatud tõde nagu see ongi veits, et äkki, sorry, tšau, ma olen suhtes. Ja ma ei tea, Peppi puhul, ma ei tea, tema peaks küll rangemalt vahel ütlema nagu lihtsalt minu arust see, et sest võib-olla siis annadki nagu seda liiga nice vibe, sest nagu ongi ajab veits segadusse vaata. Aga ma ei ütle ju ka, kui ma inimesega tutvun näiteks, võib-olla ta tulebki lihtsalt, ma ei tea, vaatab, et fuck, nii äge seltskond, et tahaks kuidagi sisse saada, on ja ma räägin selle inimesega juttu näiteks. Et ma ei hakka mingi, oi, ära tule mulle lähedale, ma olen suhtes, ära hakka minuga rääkima, et see suhte argument tuleb ainult siis välja, kui on mingi kas ma saaks telefoninumbri või kas ma võiksin välja kutsuda, siis sa oled kuule, sorry, et ma ei olen, et mul on juba keegi on ja et see ei ole minu arust nagu esimene mu kaardipakis. Jah, ka mina ei kasuta seda esimesena, aga mul muideks oli väga hea interaction ühe kutiga, kes kohe küsis mul, et kas sa oled suhtes, kui ma ütlesin, et nagu jaa, vaata, et nagu võin öelda, on ju. Ja siis ta oli nagu mingi, et issand jumal, ja hakkas vabandama. Ja ta oli nii ta oli nagu nii humble ja ta oli mingi terviseks. Mul on ka räige aevastus nagu. Tea, mis veel on või? No. Vaata, esiteks üks asi on see, et kas sa üldse, kui keegi tuleb approachima sind, et kas ta tegelikult nagu tahabki sind sõbrana või? Nagu romantilises mõttes või tahab siin sõbrana. Võib-olla ongi see, et ta tahab seltskonda saada, on ja? Vot sellest ma räägingi, nagu, et ma tahaks ise võib-olla vahest seltskonda saada. On ja, et siis on see, et sa tahad lihtsalt olla nagu, tahad sõbra saada või tundub nagu äge inimene või keegi on ja. Kas sa usud, et naised ja mehed saavad sõbrad olla või?
küsin vahele. jah, nagu mul on mu parim sõber. Kas nagu aga naine saab olla mehega sõber, aga mees naisega ei saa öeldakse? Et alati on ikkagi mehe poolt mingisugused nagu mingi meeldimine peab olema. Ma ei tea. Ma ei tea, kas... Kusjuures, nii naljakas mul üks sõbranna läks nüüd ühe kotiga suhtesse on ja kelle nad nagu 7 aastat on tulnud kokku 11 on ja nad tegelikult ja siis ongi nagu sõbrad olnud selle aja jooksul. Ja nüüd läks suhtesse ja siis ma mõtlesin, et fuck, nagu ma teadsin seda terves aeg, et nagu nad end apivad koos. Okei, see oli nagu obvious või? Ei, nad olid nagu koos varem on ja siis nagu suhtes läks lahku ja siis oli see, et me nagu ei toimi suhtes, aga et oleme sõbrad oma vahel, nad ongi nagu tõesti väga head sõbrad. Ja siis nüüd ikkagi läksid nagu suhtesse, ütles aga, et ma ei tea, nii kaua olen tundnud ja ikka saad aru, et see on sinu inimene. Ja mul on ka üks sõbranna, kes läks oma sõbraga suhtesse lõpuks, aga seda me ei näinud keegi ette. Nagu see tuli nagu välk selgest taevast ausalt. See ei tule ka niimoodi või nagu ma mõtlen, kui see on juba nagu nii friendzoonitud ära, siis kuidas sa tuled sealt friendzoonist välja? Ma ei tea ausalt öeldes. Nagu, midagi peab juhtuma. Ma ei tea, see peab midagi juhtuma, kas ma ei tea tavaliselt purjus peaga. Täis peaga nagu midagi või siis kuidagi, et ma ei tea lõpuks, vaata üli palju on seda ka, et sul on nagu mingisugune peer pressure selles mõttes, et sul näiteks on sõprusringkond, vaata, siis kõik on nagu suhtes, te olete ainukesed vallalised. Siis see juba surub teid kokku. Fuck, nagu me peame ka minema suhtes. Me peame ja, ei, ma saan sellest täiesti aru ja vahest nii juhtubki selle tõttu. Aga noh. Aga raske on saada uude seltskonda ja üldjuhul see ongi, käibki läbi romantilise nagu kanali. On ja kahjuks. Et ma ei tea, aga kui sa nagu tahad saada kuskil seltskonda ja tahad olla sõber kellegagi, siis on pigem see, et ära tee nagu komplimenti. Jah, sa pead kuidagi mingi teise viisi leidma. Teise viisi pead leidma ja mitte see, et sa tahaksid talle nagu muljet avaldada või teda kuidagi kiita või esile tõsta. Et ma ei tea, pigem jah. Või siis ütled et tead mul täna... Tulin üksinda välja, et Peika jäi koju, et ma otsin uut Peikat? Otsin uut Peikat täna õhtuks. Ei, ma ei tea. Muideks mind eelmine nädal kutsus naisterahvas välja. Või nagu... Slay. No ma rääkisin teile, vaata gruppi kirjutasin ka, et ma ei saa enda aru, kuna ma ei tunne teda, siis ma ei tea, kas ta nagu tahtis mu kokku saada nagu romantilisel eesmärgil või ta tahab lihtsalt sellepärast, et ta tahab minuga sõbraks saada. Võib-olla sa arvad endast liiga palju ja sa arvad kõik see... see oli nagu nii imelik, et oli mingi taad, et me oleme nagu sellised mingi tere tuttavad on ja siis ta ütleski mulle, et sa nagu nii äge kuju ja et sinuga oleks nii põnev rääkida, et tahaks sinuga kokku saada millalgi. Okei. Ma ei tea. Okei. Ja siis ma saatsin veel screenid ka sinna meie gruppi, et küsid, et nagu mis te arvate sellest on ja siis Sten ütles kohe, et ei, et... Ei, siin on endgame nagu. Jah. Aga kas Sten muidugi kogu aeg teluulu? Jah, aga no tal on võib-olla see radar on paigas. Tal on see radar paigas. Ja küll jah, keeruline on ja siis... Aga sa ei saagi vaata enne teada, kui sa lähed, nii et nagu ma ütleks, kui ta kutsub välja mind, siis ma lähen. Lähed või? No mis asja muidugi ma lähen, miks ma ei lähe? Okay. Nagu mõtlen, äkki ma saan sõbranna endale on ja kui ei saa, siis... Sa ütled, et sorry, ma olen suhtes või? Sa võid kodus peegli ees hakkama harjutama, mis sa ütled. Nii, kuidas ma ütlen ei? Mul on mingi aeg, ma kandsin oma ema kiilasõrmust. Nagu, no, mu emal on nagu 2 sõrmust ja siis ma kandsin seda vana ja siis mul on, ja ma kandsin nagu sellest sõrmest ka, mul on ainult 1 korra küsitud selle peale, et kas sa oled kihlatud. Muidu mitte keegi nagu ei vaata, ma ei tea, ma küll vaatan esimese asja, nagu oli mingid mehed asjad, vaatan, kas sõrmus on sõrmes. Ma vist ei vaata. Ma ei vaata vist nii vanasi meiega. No see on, no jah, okei. Et on tuleks juba abielus, aga samas tänapäeval noored ka juba. Et ma ei tea, kuidagi minu arust nagu üks asi kindlalt, mida nagu vaadata. On näpud. On sõrmed, et nagu meestel eriti. Okei, naistel on see on ju, kurat, mul on kõik sõrmed võib-olla täis on ja sõrmuseid. Sa ei saagi aru. Et sa võib-olla ei saagi aru, aga no meestel on nii lihtne. True.
aga meestel ei ole kihlasõrmust kahjuks. Meestel peame kihlasõrmust, true. Äkki peab hakkama kinkima? Ma ei tea. Vaata, vahest on need mingi vallalise pidusi ka, kus sa see, vaata, kas sa oled mingi roheline või sa oled mingi punane või mingi siuke. Ma mäletan, või tähendab, et nagu siukse pidusi on ka, on ja kus on seal tulebki äkki käia. Aga ma ei tea, kas keegi korraldab seda, võib-olla me peaksime tegema järgmise Glammeri. Muideks reedel on. Reedel Pärnus. On. Kuule, me läheme Pärnusse ka veel ju see. Ja, me läheme Pärnusse ka. Nii et ma olen Narvas Pärnus. Ja Glammar on siis Rämmariga koos Sunsetis. Aga see on laupäeval. See on laupäev. Laupäeval me oleme Janellaga seal. Sten, Karl, Elina on. Põhisats. Gäng on koos, nii et kes on Pärnus, tulge siis kindlasti. Näeme ja kes ei ole, siis tulge ja näeme. Sest et tõesti, loodame, et on ilus ilm ka, siis... Ma loodan, et on. Siis... Ja triibupasta live. Peppi, räägi nüüd, mis on teie triibupasta? Janella küsis mu käest eelmine kord. See oli niimoodi. Meie eelmine episood. Ja siis Janju vaatas seda nüüd mingi päev, kui me kokku saime. Ja siis ta mingi kuule, et ma ütlesin triibupasta seal. Kas sa ütlesid, tead, mis asi triibupasta on või? Ja siis mul kohe mingi käed aga digistama on mingi okei, nii. Mis see vastus oli? Vahest Janelle teeb siukseid kontrollküsimusi mulle mingi täiesti random teemadega ja siis ma räägin mingi, et see on artist on ja et samamoodi nagu mingisugune, ma ei tea, mis näite ma tõin, ühesõnaga, et mingisugune räppar on ja siis tegelikult see on ikka mitu inimest. Et see on... Seal on ikka tohku ja neid tegelikult vist. See peaks olema siis Triibud-pastad. Triibud-pastad, okei. Ühesõnaga ma, jah. Aga ma teadsin, et see on laulja. Siis ma laupäeval teen teid tuttavaks. Väga hea. Ootan huviga, siis pidi väga popp olema praegu. Ei, see on väga popp. Eile klubis ka. Aga sa ei teadnud vist seda laulu. Nemad esinesidki seal või? Ei, lihtsalt klassi. Okei. No ühesõnaga, siis see tuleb laupäeval või? Jah. No siis ma viin ennast kurssi ja tutvun ja I'll report back, nagu miks nad ei ole triibud ja pastad. Ja sa küsi nende käest. Ma küsin. Ja siis saame arutada selle üle. Jah. Me peame nüüd lõpetama sellepärast, et... Peppel on kõht juba nii tühi. Ja ma kõht nii tühi. Ja Nelle vist ei luba mul süüa. Ja kui te kuulete mingid hääli siin kõrvalt, siis kellelgi on mingi juubel vist. Ja siin on terve suguvõsa kokkutulek, nii et me kiirelt lõpetame ära selle. Ja, nii et kui keegi tahab veel teha enda suguvõsa kokkutulekut, siis teate, kus teha, siin on palju ruumi. Okei, davai. Tšau. Kõik teeb hüvasti. Hüvasti.